Tere hommikust! Minu ettekanne siis räägib sellest, et kuidas luua eeldused selleks, et juhtimiskeskuse mehed ja naised saaksid õigel hetkel vajutada nuppu. Ja need eelduste loomine on kestnud omajagu ja sellele et mida me õigupoolest siis ehitanud oleme ja kuidas see on läinud, sellest ma räägingi. Võib-olla esimene kõige olulisem sõnum on see, et sünkroniseerimine ei ole Eesti projekt. Sünkroniseerimine hõlmab ühelt poolt neid, kes tahab liituda, neid on 3, Eesti, Läti, Leedu. Oluliselt investeeringute mõttes on oluline ka Poola, aga me liitume sagedusalaga, kus on üle 24 pluss süsteemioperaatorid, erinevat osapoolt ja üle 400 miljoni kliendi. Ehk siis, et mõneti see protsess meenutab ka lisaks ehitamisele ja insener-tehnilistele parameetritele, meenutab natuke liitumist Schengeniga või Euroopa Liidu või NATO-ga. Et on klubil on reeglid, on kokku lepitud modus operandi, põhimõtted, kuidas toimub koostöö ja me peame nende põhimõtetega arvestama. Ja võib-olla see on üks asi, mis on jäänud tihti sünkroniseerimise kontekstis nagu kaugeks, et tegelikult on ta ka regulatiivne protsess, mitte ainult see, et me ehitame, oleme betooni, paneme terast kuhugile, ehitame seadmeid. Et ühesõnaga klubil on reeglid ja need reeglid tuleb täita ja nende reeglite vastavust hinnatakse, see on osa sellest sünkroniseerimisest. Kokku on investeeringud 1,6 miljardit, märkimisväärne hulk ja siit on eriline see, et me saime oma tublide meeste-naiste tööga nii süsteemioperaatori vaates kui ka ministeeriumite, valitsuste vaates saime märkimisväärse kaasrahastuse Euroopast. Ligi 75% kogu kulust on CEF fondi kaudu ja see on suurim toetus, mida süsteemioperaatorid saanud on. Ehk siis Balti riigid on saanud kõige suurima osa CEF fondidest ja ilmselgelt on see ka põhjusega, et meie partnerid Euroopas saavad aru, et see strateegilis-poliitiline, energiajulgeolekupoliitiline väljakutse on oluline ja nad on usaldanud meile märkimisväärse toetuse. Teine oluline mõte on see, et koosneb see erinevatest projektidest ja siin see disain oli ülioluline, et kui me alustasime selle programmiga, et mismoodi tagada, et kui me 3 riiki, Poola uksehoidjana, et kuidas tagada, et kõik need projektid, kõik need 100 inimesed ja need rahad ja need lepingud, et kuidas tagada, et on ajakavas. Et see oli alguses päris suur väljakutse, kuidas disainida kogu programmi selliselt, et meil on järelevalvemehhanism, meil on poliitiline tähelepanu ja tuleb välja, et me oleme päris hästi hakkama saanud. Et kui ma vaatan aega, palju jäänud on ja millised projektid üleval on, siis 99% asjadest on tehtud. Ehk siis me oleme ajakavas ja me oleme eelarves. Ja see on ka Euroopa mõttes üsna suur saavutus. Kui me räägime sünkroniseerimisest, siis me räägime 3 erinevast programmist või 3 erinevast plokist. Et üks on see sama betoon ja teras, ehk siis ongi infrastruktuur. Teine oluline osa on kõik sellest, mis on seotud silmade, kõrvadega ja juhtimisega. Et me saame aru, mis võrgus toimub, meil on olemas tehnoloogilised lahendused, seadmed, süsteemid, et mõista võrgust toimuvat ja seda juhtida. Ja nagu Kalle ütles, et siin on nagu paradigma muutus, see suurest võrgust, mis oli tsentraliseeritud, üleminek detsentraliseeritud süsteemi, kus me oleme tegelikult ühe niidiga ühendatud Euroopaga, et see nõuab tegelikult juhtimislikus mõttes, süsteemi ülesehituse mõttes hoopis teistsugust lähenemist. Ja juhtimiskeskuse roll, tehnoloogia, hukukindlus, dubleeritus on järjest olulisem meie jaoks. Ja 3. see sama, millest oli juttu, et see on see regulatiivne vastavus, et meil on terve pinutäis nõudeid, kus kullipilguga istuvad meie operaatorid teiselt poolt vastas ja küsivad, kas, kuidas, mil viisil te lahendate ühte või teist nõuet. Esimese rahastuslepingu me sõlmisime 2019. aastal, ehk siis kokku meil on 3 rahastuslepingut eurooplastega. 25% tuleb siis ülekoormustasu fondist, investeeringutest, ehk siis, et maksumaksja vaatest investeeringuteks meil otseselt raha ei lähe. Kokku siis üle 50 inimese on seotud selle projektiga Eleringis.
loomulikult see piik on möödas, et vaikselt inimesed võtavad juba teisi väljakutseid vastu, aga kokku jah, tippajal oli meil märkimisväärne hulk inimesi sellega seotud ja tegelikult võib öelda, et kogu Elering, mitte ainult Elering, aga ka väga paljud inimesed ministeeriumist, Konkurentsiametist ja teistest partnerite juurest on seotud kogu selle projekti ülesehitamise ja juhtimisega. Kõrgepingeliinidest kokku oli meil siis circa 160 miljonit eurot investeeringuid liinidesse, millest siis omakorda circa 18-20 miljonit olid siis vajalikud alajaamade renoveerimised liinide tarbeks. Võib-olla kõige olulisemad ongi need samad 3 liini, mida te siin näete silme ees. Mul on suur respekt kõikide nende töövõtjate suhtes, kes meiega koostööd on teinud, et veel kord kordan üle, et see ei ole üldse iseenesestmõistetav, et meie lepingud on ajakavas ja asjad tehakse ära õigel ajal, õigel viisil, et see koostöö töövõtjatega, Eesti ehitajatega, inseneridega, projekteerijatega on olnud suurepärane. Ja mis kõige tähtsam, viimane liin, mida me siin just pingestasime, 3x3, et see tegelikult tehti kuuega enne tähtaega, mis on päris märkimisväärne. Sünkroonkompensaatorite roll on siis tagada sagedusstabiilsust ja inertsi. Me ei olnud neid asju ehitanud Balti riikides, kokku me ehitasime 9 või ehitame 9. Me olime tublid, saime esimestena valmis oma jaamad ja tegelikult kokku kulu kuskil 72 miljonit. Me nõustame oma Läti ja Leedu partnerid, nad on ajakavast maas. Võib öelda, küsida, et kas see on probleem, et kui kokku leppisime, et 9 peab olema valmis, meie tegime oma osa ära, Leedu saab enda oma 1 neist pingestatud juba üsna varsti ja lätlased on tegelikult ajagraafikust maas. Siis tegelikult me oleme selle inertsi küsimuse lahendanud ära teiste jaamadega, et tegelikult ütleme see, et meie oleme valmis, aga lätlased veel ei ole, siis sellel ei ole tegelikult strateegilist mõju meie sünkroniseerimisele. Aga võib-olla Märt saab sellest pärast täpsemalt rääkida. Aga jällegi, see nagu näitab seda, et tegelikult me oleme meeskond ja meie huvides on teha seda kõik selleks, et meie partnerid Lätis ja Leedus kaasa aidata neid, toetada neid, et lõpptulemusena me räägime nõrgemast lülist. Me võime esimesed olla, aga me peame kaasa aitama sellele, et meie partnerid lõunas on ka valmis. IT-süsteemid, juhtimissüsteemid, siin on kogu kulu circa 35-40 miljonit ja võib-olla kõige olulisem neist sisuliselt on see, et meil on SCADA ehk siis uus süsteem, mis võimaldab seirata, planeerida ja kaugjuhtida elektrisüsteemi. Tänane SCADA vahetatakse välja ja uued võimsused ongi see sama sageduse juhtimine ja stabiilsuse hindamine. Selles lepingus me oleme veidikene aega graafikust maas, peamine partner, kellega me koostööd teeme, on General Electrics ja siin on suured väljakutsed, aga täna me teeme tõenäoliselt, selgub siin nädalate jooksul, aga täna me oleme valmis minema ka sünkroniseeritud olekusse Mandri-Euroopaga ka olemasoleva SCADAga. Et siin on võib-olla ka hea koht näidata, mismoodi toimub nende suurte strateegiliste projektide koostöö, et kui me näeme, et isegi meil on partnerid Ameerika Ühendriikide ettevõttega või Euroopa ettevõttega, siis see koostöö ka poliitilise tasandiga ja diplomaatidega on olnud suurepärane, kui me näeme, et meie lepingupartnerid ei täida võetud kohustusi või seal on mingi aja hilinemise risk, siis tegelikult tänu sellele, et see on strateegiline projekt ka Eesti jaoks, siis meie Välisministeeriumi kaasabi, Riigikantselei ja Kliimaministeeriumi kaasabi on väga hea, et suurestada, lobida meie partnerid oma kokkulepetest kinni pidada. Et selles mõttes on see väga oluline, et me ettevõttena tunneme valitsusasutuste tuge, meie diplomaatilise korpuse tuge, kui meil on vaja siin lepingupartneritega Euroopas asju ajada. Et see ei olegi iseenesestmõistetav, et selline koostöö ettevõtete ja riigi vahel on. Ja Estlink 1.2 juhtimissüsteemide uuendamine, me täna oleme juba olema Estlink 1.2 juhtimissüsteemidega valmis sünkroniseerimiseks ja need investeeringud tehakse pärast sünkroniseerimist, mis suurendavad siis tegelikult hukukindlust ja alajaamade toimepidevust. Muudest investeeringutest ei hakka ette lugema, tegelikult on neid päris palju, et võib-olla siin ma ei mainiks ühtegi konkreetset investeeringut, et tekstina on see siin kättesaadav üleval. See on krüptiline pilt
aga see näitab jällegi sedasamat asja, et see ei ole betoon ja see ei ole teras, eks ju, ja alumiinium, et see ei ole ainult IT-süsteemid ja nullid ja ühed, aga see on seesama regulatiivne keskkond, et meil on üle 340 regulatiivse nõude, mille vastu me peame ennast panema ja see näitab lihtsalt seda, kuidas me peame ülevaadet, kui kaugel me oleme ühe või teise peatükiga, eks ju. Et pidevalt me töötame Balti riikidega igapäevaselt koos, kogu see juhtimismudel on selline, et sisuliselt kõik projektijuhid, kõik erialaeksperdid töötavad iganädalaselt koos selleks, et lahendada ühte või teist väljakutset, kuidas seda tehnilist süsteemi hakata tulevikus pärast sünkroniseerimist üleval pidama. Ja see hõlmab nii taaskäivitamist, hädaolukordade lahendamist, töökindlust, väljaõpet, õppuseid, arveldamist, ühesõnaga see hõlmab väga palju regulatiivseid ülesandeid, mida me peame tegema. Summana, me oleme enamasti valmis, ma ütleks, et 99% asjadest on valmis, me oleme lõpusirgel, me oleme ajakavas, me oleme eelarves ja üllatusena mulle endalegi programmijuhina, et vaatamata Covidile, vaatamata erakordsetele tarneahelate häiretele, mida te kõik olete ju tundnud, vaadates, mis siin vahepeal on toimunud turul, vaatamata sõjale, tuletan meelde, et väga suur osa seadmeid ja taristu jaoks ehitamiseks vajaliku seadmeid ja osiseid tulid ju Valgevenest, Ukrainast ja Venemaalt. Et vaatamata sõjale, vaatamata Covidile, vaatamata tarneahelate häiretele, me oleme lõpusirgel ja oleme ajakavas. Minu poolt on see kõik. Aitäh! Suur aitäh Hannesele!